õpetajad Reimo Voltri, Lauri Mällo ja Inge Rahmets. Lisaks on lisaks meie kooli abiturient Liisa Lahmets ja meie kooli vilistlane kultuuriminister Laine Jänes. Lõpuks oleme me siis jõudnud nii kaugele, et aeg on leida meie võitja, kes saab pärjatud treeniku talendi tiitliga. Osalejaid on meil täna 5. Me näeme erinevaid talente, kellest me lõpuks leiame ka võitja. Ma nüüd paluksin osalejad korraks lavale tulla. Kõigepealt on meil iluvõimleja Emma Tomson. Hip-hop tantsija Mart-Erik Kermes. Laulja Eliisa Kolk. Laulja Johanna Mõtsmes. Ja viimane finalist on rahvapilliansambel KVK. Need eeltaastad hakkavad täna nägema. Ma seletan natuke ka hääletamist. Publiku hääletus toimub nii, et need lipikud, mis teil on, sinna kirjutate oma lemmik finalisti numbri. Ja žürii hääletus toimub nii, et žürii annab igale finalistile punktid. Oma lemmikule 5 punkti, järgmisele 4 ja nii edasi. Et selles mõttes žürii ja publiku hääletus on natuke erinev. Aga lõpuks liidame me kõik punktid kokku ja selgub kõigi ühine lemmik. Võite nüüd istuda ja ma arvan, et me võime pihta hakata. Ma küll tutvustan žüriid ka, aga istute kohale. Ma alustan meie tavapärasest žüriist, kes meil on olnud juba eelmõttes saadik ja tööd. Kõik žüriid on 9 klassidest. Anna Lehamäe. Üks üllatusliige nii-öelda, et füüsikaõpetaja Reimo Voltri. Muusikaõpetaja Inge Rahmets. Meie kooli vilistlane ja armastatud kultuuriminister Laine Jänes. Rääkisime meie kooli hetkel abiturient Liisa Lahmets. Bioloogiaõpetaja Lauri Mällo. Ja nüüd võime pihta hakata. Esimene finalist on Emma Tomson. Ta on meie kõige noorem finalist, tuleb 1. klassist. Iluvõimlemisega ta tegeleb 3. eluaastast ja kohtunikud on väga valmistunud olnud temast eelnoorudest. On tal öelnud, et nad väga kardavad, et ta läheb keset kava pooleks. Seda või õnneks juhtunud ei ole ja tervet on ta jõudnud finaali, nii et nüüd palun, Emma.
kord rääkida. Alustame praegu meie, ma tule lavale kuulama, mis kõik žürii ütleb ka. Alustame meie tavalisest žüriist. Kalmerid. Ma ütlen seda, et sa oled minu lemmik ja ma loodan, et sa võidad. Hea nagu alati, on ju? Mis sa arvad? Väga tubli oled. Sul oli sama muusika ja mulle tundus, et sama kava. Sa oleks võinud teha midagi uut. Aga sa oled muidu tubli. Minu jaoks sa oled ikka samas tore tüdruk edasi, kes tansib väga imeliselt, aga see hirm jääb mul veel pikaks ajaks, et sa keskelt katki lähed. Aga muidu ei saa. Samad sõnad nagu Kiisak ütles, et ma ilmselt iga korraga vaatan, et aina rohkem sa lähed pooleks, kuidas see võimalik on, et see on Eesti pannid, aga... Ja nüüd Liisa žürii kord. Nüüd töötab. Et mis ma oskan öelda, et ilmselt ärge seda kodus järgi tükki, et enamik inimesi, kes siin ruumis on, et kui ta mõnda neist liigutustest kodus tegema hakata, siis ilmselt pange keegi tagaosaks, kes teil kiire abi kutsub, sest sellist asja paraku jah, normaalne inimene nagu järgi teha ei suuda, et selleks on vaja erilist talenti, et seda järgi teha, et tõepoolest hämmastav õppeaste. Aitäh! Ma arvan, et see on väga tubli ja ma arvan, et tulevikus me näeme siin suuremate lavale. Mina nägin siin küll elus esimest korda ja kunagi varem pole näinud, oli lihtsalt ahetasin. Väga graatsiline, aga selge on see, et sellise etteaasta taga on meeletu töö. Nii et ma arvan, et kui üks esimese A-klassi tüdruk on juba nii töökas, siis ootab nüüd väga suur tuleb. Hästi armas esinemine, ma ootasin ka millal see siis pooleks läheb, õnneks ei läinud eksu pooleks, et nüüd kui natukene norida, siis küsida või vaadata, kuidas sa muusikasse lähed, sa võiksid natuke rohkem muusikat kuulata, kui sa paildud fantastiliselt. Issand paildus, kui ma niimoodi. Ja, ega meil muidugi on raskem võrdlusmomenti tuua võrreldes põhisjüriiga, seega ei saa võrrelda, kuidas sa paremaks või halvemaks läinud, aga esitus oli sellega poolest suurepärane ja kuna ei olnud veel enne seda näinud, siis seda enam väga tubli.